Tere hommikust, head loodusturismi huvilised Sagadis. Mina olen Lili Allas Turismiarenduskeskusest ja toimetan seal looduse ja kultuuriturismi teemadega. Mul on väga kahju, et täna ma ei saa seal teiega olla, aga nii see lihtsalt on, et see popp-haigus otsustab ise, millal ta külla tuleb ja meie peame lihtsalt hakkama sellega saama. Natukene minu taustast. Olen 18 aastat olnud turismis. Tooksin välja sellest ajast Terviseparadiisi, kus olin alustavas tiimis ja vastutasin siis hotellijuhina hotelli küsimuste eest. Samuti on mul kogemus müügi- ja turundusosakonna juhina Strandist, kus siis 3 aasta jooksul sai konverentsiturismi maailmale tutvustatud. Peale seda otsustasin teha väikese kannapöörde ja 8 aastat hoopis olla tootmisvaldkonnas ja sel ajal siis olin B2B müügi peal Wendres, kus siis soovisin pakkuda lahendusi headele unedele, peamiselt siis Soome turg ja natukene kokkupuudet ka UK ja Prantsuse turuga. Täna ma natukene tahaksin rääkida Eesti turismistrateegiast ja just siis loodusturismi vaatenurgast. Et plaanitud või tehtud on siis strateegia 4 aasta peale ja nagu tänane see olukord näitab, siis et kõik võib muutuda väga kiiresti, et see, mis oli nädal tagasi normaalne ja saavutatav ja võimalik eesmärke täita, siis päris palju on muutunud. Aga siiski tutvustan seda, mis on plaanid. Ja ütleme, see uus turismistrateegia oligi palju lähtus ju COVID-i situatsioonist ja peamine vaade on ikkagi taastumisele ja eesmärgid ongi siis toodud välja 3 prioriteetses valdkonnas, mis on siis toote sihtkoha arendus, nõudluse taastamine ja ühenduste tagamine. Et hetkel on ta valitsuskabinetis teadmiseks võtmisel, aga arusaadavatel põhjustel ei ole see praegu kõige olulisem teema. Ja loodame, et kui see üle vaadatakse, siis saame ka selle avalikuks viia ja kõigile juba tutvumiseks, et seniks on siis see strateegia loodud koostöös sektoriga. Mis siis on need mõjutavad trendid praegu, mida iga ettevõtja, kaasa arvatud loodusturismi ettevõtja peaks arvestama? Et siin ongi välja toodud olulisemad, mis on siis kestlik turism. Teame, et see on väga, väga oluline ja kõik arvestavad sellega ja kõik tahavad seda järgida. Samuti peab välja tooma digitaliseerimise, digimise. See ei ole ainult nii-öelda tehnoloogiaettevõtete teema, samamoodi saab igasuguseid teenuseid automatiseerida ja see on trend igas valdkonnas. Samuti COVID-turvalisus ei saa jällegi üle ega ümber. Me peame mõtlema, et kõik, mis me teeme, on vastutustundlik ja järgima nõudeid nii palju, kui see on võimalik, et vähendada siis mis iganes probleeme just sellest vaatenurgast. Kogu selle COVID-i teemaga on väga palju tarbijate käitumisharjumused muutunud. On väga teadlikud meie tarbijad ja seoses sellega ka palju nõudlikumad. Ehk siis oma teenuste pakkumisel on see väga oluline läbi mõelda.
heaolu kasvab ja elanikkond vananeb, ehk siis tervis on endiselt väga oluline. Huvipõhine reisimine on see, mis toob kõik need trendid ka kokku ja inimesed tahavad minna sinna ja vaadata seda, ja kogeda seda, mis neile huvi pakub. Strateegias on välja toodud ka sellised 3 tegutsemise põhimõtet, mis on siis kliendikesksus, uuendusmeelsus ja kestlikkus. Et need on siis nii-öelda turismisektori ühiselt kokku lepitud ja sellest peaksid siis lähtuma oma töös nii turismiettevõtted kui ka turismi arendavad sihtkoha organisatsioonid kui ka riigiasutused. Ja mis siis kliendikesksuse all mõeldakse, et ongi külastaja, külalislahkus, terviklik külastaja teekond, kõik sellised asjad, mis on hästi, hästi olulised. Ja loomulikult trendid ja andmed jällegi, andmepõhine info on väga oluline ja tegutsemine nendest andmetest lähtuvalt, et sa oled õiges kohas, õigel ajal ja õigele inimesele. Uuendusmeelsus, loomulikult kõik need igasugused innovatiivsed lahendused, arendused, avatud olemine muudatustele, tehnoloogiatele, teenusedisaini põhimõtetele ja kindlasti uuendusmeelsus nii kliendi vaatest kui ka töötajate vaatest. Kestlikkuse all peaksime me väärtustama kultuuri, keskkonda, kogukonda kindlasti. Koostöö kogukonnaga on väga oluline, eriti just loodusturismi sektoris. Ja kindlasti ka arvestama lahendusi Eesti turismi tervikust ja arengu eesmärkidest. Samamoodi me lähtume ka ÜRO kestlike arengu eesmärkidest. Turismitoote siis arendustegevused on jagatud 4 teemavaldkonda ja need, ütleme siis põhilised ongi toiduturism, kultuuriturism ja loodusturism, mille üleselt siis võib nimetada ka äriturismi, millel on kõigega kokkupuude. Need kõik valdkonnad on tegelikult kõrge kasutamata potentsiaaliga, kuid samas jällegi kõige peamised põhjused, miks siia Eestisse tullakse ja ka Eestit kiidetakse. Samuti need teemad on läbivad, sõltumata siis reisimotivatsioonist, olgu selleks linnapuhkus, tervisepuhkus, perepuhkus, et ta on läbiv teema igal pool. Loodusturism. Me kõik teame, mis on Eesti loodus ja mida ta meile pakub ja missugune ta on või kui lähedal või kaugel ta on. Aga siin võib olla toodudki välja need väljakutsed, ehk siis kuidas pakkuda loodusturismi nii, et me ei kahjustaks keskkonda, me ei häiriks kogukonda, me pigem kaasaks kogukonda. Et see oleks teenusena läbimõeldud, et me saaksime inimesele pakkuda täispaketti, ta ei peaks mõtlema, et kui ma saan üliägeda teenuse metsas, merel, kus iganes looduses, et kus ma siis söön või kus ma siis ööbin. Et see on kindlasti see kliendi teekond ja see kliendile mugavuse pakkumine, et ta saab kõik asjad ühest kohast, on kindlasti oluline. Samuti on väljakutse ligipääsetavus just selles osas, mitte nüüd nii-öelda väga füüsilise poole pealt, aga just näiteks, et meie kodulehed oleksid erinevates keeltes, kui me mõtleme välisturisti peale. Et me oleksime õiges kohas, kus end reklaamida, kus infot meie kohta saadakse. Et see on väga oluline. Ja loomulikult ka tasu küsimine, et me võiksime ja saaksime ja julgeksime küsida väärilist tasu. Et
me võib-olla ei oskagi ise seda niimoodi hinnata, kui suur ja oluline ja äge on see, mida me siin pakume. Et seda seda jah, võib mõelda niimoodi ja ka siis hinnastamisel seda vaadet aluseks võtta. Loodusturismi osas on siis fookuses ongi koostöö kogukondadega, koostöömudelid sektoris, see kättesaadavuse, ligipääsetavuse teema ja tasuta ja tasuliste teenuste osakaal. Strateegias on väga palju erinevaid tegevussuundasid, mis on sektoriülene, aga kõike siin ei ole võimalik täna ette kanda ja lahti rääkida. Võtsingi välja siis rohkem just loodusturismi puudutavad punktid. Kui on strateegiaga nii-öelda avalikult kättesaadav igale inimesele ja igale ettevõttele, siis neid vaadates ja tegevussuundasid vaadates saab siis veel lisaks lähtuvalt oma tegevusest vaadata punkte, mis ka on olulised. Aga loodusega seoses siis eesmärk Eesti loodusturismi tooted on kestlikud ja pakuvad külastajatele ehedaid elamusi ja säilitades siis looduskeskkonna tasakaalu. Ja korra veel sellest ülesehitusest ongi eesmärk olulisemad tegevused ja tulemus, et oleks võimalik siis ka mõõta neid tegevusi, mis me selle eesmärgi nii-öelda eesmärki täites oleme teinud, et siis on võimalik ka tulemusi vaadata, siis alati on selle tegevussuuna eesmärgil ka tulemuse info. Paljusid tulemuse nii-öelda andmeid me saame sel aastal tehtavast piiriuuringust. Ühesõnaga siis piiriuuring, mis sellel aastal tehakse ja mida on plaanitud siis ka selle perioodi lõpus teha, ehk siis 2025 ja need andmed ja tulemused ja numbrid tulevadki siis neid võrreldes. Aga jah, selle esimese punkti juurde veel tulles, et seal olulisemad tegevused ongi loodusturismi siis uuringute ja analüüside koostamine, aga hetkel on meil üks selline analüüs käsil, millest Marilyn Pehka ka päeva teises pooles räägib. Et juba toimetame selle koha pealt ja ongi, et saada siis aru, mis on nõudlus ja pakkumine välisturistile, ootused ja mida me suudame pakkuda ja mida me ei suuda pakkuda, mida oleks vaja arendada. Eesti turismitooted ja sihtkohad on kestlikud ja eristuvad. Et siin on samamoodi toodud erinevaid tegevusi välja, osasid juba tehakse, osad on plaanis ja nagu ma algul ka mainisin, siis kindlasti võib tulla ka siia kõikidesse nendesse tegevussuundadesse ja tegevustesse ka muutusi sisse lähtuvalt siis olemasolevast olukorrast. Ja toodete sihtkohtade arendamise all veel siis ka, et Eesti turismiettevõtted on elujõulised, uuendusmeelsed ja jätkusuutlikud. Et selleks ongi siis erinevad tootearendustoetused, hetkel meil just on käimas Reacti tootearendustoetuse hindamised ja sealt kindlasti on ka loodusturismi, seal oli ka loodusturismi ettevõtteid osalemas ja loodame, et sealt tuleb ka ägedaid ideid veel Eestile. Tuua välja veel teemavaldkondade võrgustik, siis et see ongi selline koostöö meie nii-öelda teema ja võrgustike vahel, on nad siis katusorganisatsioonid, erinevad partnerid, sektori esindajad, ka näiteks see tänane päev on üks selline asi, mis saab võib lugeda nagu selle punkti alla. Kui nõudluse taastamisest nüüd natukene veel rääkida, siis ongi see kiire taastumine on oluline keskmise kulutuse suurenemine külastaja kohta, et me pakuksimegi tooteid, mis on võib-olla suurema väärtusega, mille eest on võimalik ja saame küsida ka kõrgemat hinda.
Erinevad turundustegevused on plaanis, kampaaniad ja samamoodi, mis võib-olla välja tuua, ongi see nutikas andmetel põhinev eristuv turundus, et see on tulevik ja see on oluline ja just selles osas, et me leiaksime neid õigeid inimesi, kes tahaksid just meie teenuseid ja sellist loodust ja sellist teenust, mis Eesti suudab pakkuda, leida just siit meie juurest. Et üldiselt siis jah, fookuses on teadlik külastaja, kes viibib siin kauem, kulutab rohkem ja saab endale huvipäraseid tegevusi siin kogeda. Eesti on järgmise punktina, siis Eesti on sihtturgudele atraktiivne erinevatele siis huvipõhistele segmentidele, et siin on samamoodi siis erinevad kommunikatsiooni ja turundustegevused just siis segmendipõhiselt. Veel nõudluse taastamise juurest, et Eesti oleks hinnatud kultuuri, toidu ja loodusturismi sihtkoht, siis siin samamoodi on igasugused kommunikatsiooni ja turundustegevused Eesti kui loodusturismi sihtkoha kuvamisel, et erinevatel siis sündmustel, veebilehtedel, messidel, kampaaniatena, et mis iganes suunas. Ühenduvuse suund samamoodi välja toodud, et Eesti oleks siis Eesti sihtkohtade vaheline transport oleks mugav, kvaliteetne ja keskkonnasõbralik ja siin juba ka järgmise punktina, millest juba olen rääkinud, ka külastaja teekond, et see oleks sujuv, keskkonnasõbralik, ligipääsetav. See on inimesele või meie külastajale siis oluline. Kes on meie peamised koostööpartnerid seda strateegiat ellu viimas? Kui Turismiarenduskeskuse nii-öelda omanik või suundade andja on MKM, siis meie koostööpartner ja just mõeldes siis selle peale, et koostöö on see võtmesõna ja partnerlus, et selle koha pealt on siis erialaliidud meile väga olulised sihtkohad ja samamoodi väravad ja vedajad, kelle all siis siin on mõeldud sadamaid, lennufirmasid, et kellega selline koostöö on ka väga oluline ja ettevõtetega kokkupuutepunkt ongi siis läbi erialaliitude või sihtkohtade, kes siis koguvad kokku ettevõtjate mõtted, plaanid, ideed, tagasiside ja me saame siis liitude ja sihtkohtade inimestega neid asju lauale tuua. Et see koostöö pool on väga oluline, et siin ei ole see, et keegi teeb ja keegi ei tee, vaid just, et see koostöö, sünergia tuleks nende nii-öelda organisatsioonide vahel. Mis on oluline veel siin ka välja tuua, on see turismiprofi veeb, kus saavad olla kõik meie ettevõtjad, jagada seal enda infot, kus on hästi palju artikleid, mida me jagame ka siis välismaa turgude, ütleme, sihtkohtadega väljapool, kus meie sihtrühmad asuvad ja sihtturud on. Et siinjuures ma tahaks mainida, kindlasti kõik loodusturismi ettevõtjad on seal, see looduse leht on väga hea seal, aga ikkagi vaadake oma andmeid ja uuendage aeg-ajalt, et kui on midagi uut tulemas, midagi lahedat olnud või tehtud, et pange seda infot sinna ülesse ja uusi pakette samamoodi, mida te välja mõtlete või pakute, et oleks veeb kaasaegne uue infoga ja oleks hea kasutada nii kliendile kui samas ka teile endale, et vaadata, mis turul toimub. Ja kes siis ei ole veel sinna oma andmeid sisestanud, siis kasutajaks saab registreerida lehel
ja tegelikult sisestada selle enda ettevõtte kohta puudutav info ja siis on andmetöötlejad või inimesed, kes meil andmetega töötavad, nad vaatavad üle, et kõik oleks korrektne ja siis lähevad ka teie andmed avalikuks. Turismiprofi veebi või üldse veebi kohta võib-olla see info ka veel, et me oleme uuendamas oma kodulehekülge, et kuskil 2 aasta pärast on see praeguste plaanide kohaselt uus koduleht ka olemas. Natukene räägiksin ka turismi väärtusahelast, et turism on ju tegevuste seos või tegevuste ahel ja üks ilma teiseta ei toimi, et siis jääb see ring nagu katkendlikuks. Et selle ringi sees siis ka rollid ja vastutused on erinevad, et kui Eesti, ütleme siis Turismiarenduskeskuses me proovime Eesti kuvandiga toimetada, aga samas sellele annavad sisendi ka kõik teised, kõik Eesti inimesed, Eesti ettevõtted, et missugune see Eesti kuvand on. Ja noh, tegelikult meil on kõigile ju oluline teada, kuidas teised riigid meid näevad ja miks inimesed üldse tahavad siia tulla. Et Eesti kuvand on hetkel väga hea, uuringute järgi on ta Eesti kiiremini kasvav riigibränd. Ka näiteks pressireisid näitavad seda, et huvi meie riigi vastu on suur, et pressireisid on tõusvas tempos. Andmed ja uuringud, siin ongi see koht, et kus me saame teada, mida me ei tea. Et me saame teada, mida me teame, me saame teada, mida me ei tea, et ja lähtuvalt siis andmete ja uuringute tulemustest, kui me teame, mida me ei tea, siis ka arendada neid kompetentse, et need on sellised osad, mida siis nii-öelda Turismiarenduskeskus saab toetada ja suunata. Ja nüüd tootearendus on selline, mis on nüüd siis ettevõtte pärusmaa, et kui kõik eelnev on olemas, ehk te teate, mida vajatakse, mis on puudu, mida koolitatakse, siis sealt saab edasi toimetada õiges suunas tootearendusega. Turunduse ja kommunikatsiooni osas saab samamoodi Turismiarenduskeskus toetada, aga nüüd siis ütleme, teenuse pakkumine ja müük on siis taas kord ettevõtja pärusmaa. Ja tagasiside on see, mida saavad nii Turismiarenduskeskuse inimesed kui ka ettevõtjad, et see siis jälle uuesti teadmiseks võtta, läbi vaadata ja sellest omad järeldused teha, et taaskord siis Eesti kuvand oleks selline, et kõik tahaksid siia tulla. Natukene ka ajakavast loodusturismi suunal ongi see, mis ma mainisin ka alguses juba, et strateegia on valitsuses teadmiseks võtmiseks ja loodetavasti see märtsikuu jooksul saab sellisesse staatusesse, et me saame ta panna avalikuks ja tutvumiseks kõigile. Lisaks nüüd meie põhilistele loodus, kultuur ja toitteemadele on hetkel ka väljatöötamisel veel lisaks kestlik sõnumistrateegia, mis valmib aprilli jooksul. Loodusturismi analüüs, millest põgusalt ka rääkisin ja millest Marilyn Pehka räägib veel täpsemalt, saab meil valmis siis maikuus. Ja loodusturismi siis teemapõhine tegevuskava on meil plaanitud alustada siis suve lõpul, sügise alguses ja saada temaga siis aasta lõpuks ühele poole. Natukene tahtsin rääkida ka Eesti sõnumistrateegiast, küll te olete seda juba kuulnud eelmisel aastal, minu teada siis eelmisel aastal loodusturismi konverentsil, aga ikkagi natukene tooksin selle siia ka veel. Estonia It's About Time on siis turismivaldkonna sõnumistrateegia, aga miks üldse peaksime me kasutama seda
ja miks see on üldse oluline, et siin ongi nende lugude jutustamine tõuseb järjest rohkem esile nii kohaturunduses kui üldse turunduses. Ja ja neid lugusid rääkides saab väga hästi oma piirkonda sisukalt tutvustada ja leida siis see oma lugu, miks just meie oleme eristuvad ja miks just meie juurde tulla, et selline ühine keel ühtsete sõnumite ja kontseptsiooni ja visuaaliga rääkimine, esinemine, esitamine, see on hästi oluline, et kõik nii ütleme riigi poolt vaadates kui ka ettevõtjad kuni teenuse pakkujani giidini välja teaksid ja räägiksid neid lugusid. Ja mis on siis nende sõnade taga mõeldud, et ongi mõeldud seda, et aeg on meie kõigi väärtuslik vara. Me soovime kõik seda väga tähendusrikkalt katsuda ja kasutada ja seda võib võtta nii küllakutsena, et on aeg tulla siia. Samamoodi võib seda lähenemine olla, et me oleme valmis sinu jaoks, aega ei ole raisata, Eestis ei ole kuskile kiiret, sa saad võtta aja siin mõnusalt maha, sa saad käia erinevates kohtades väga lühikese ajaga, et kõik on lähedal. Me oleme selline kompaktne riik ja samas me oleme ka mitmekesine, et sa võid 15 minutit sõita ühele poole, oled mere ääres, sõidad pool tundi teisele poole, oled sügavas metsas, et me suudame pakkuda väga mitmekesist ja vaheldusrikast elamust siin meie juures. Ja noh, muidugi aega tähtsustav müügiargument kõnetab ju kõiki, nii lähi- kui kaugturge, nii puhkajaid kui ärituriste. Et aeg on kõigile oluline. On välja toodud ka nende teemasõnumite juures sihtrühmad ja siin ongi siis nüüd see looduslembesed ehk natural nomads, kes siis kiire elutempoga tegusad inimesed ja soovivad puhkusereisile tulles aja maha võtta ja leida eheda rikkumatu looduse rüppest heaolutunnet ja tasakaalu iseendas. Ehk siis need on loodusturistid, kes soovivad tulla nii pikemaks kui lühemaks ajaks Eestisse. Ja siin olles siis nad peaksid peale külastust tundma ennast kui uuesti sündinuna, positiivselt laetuna. Nad on ägedaid elamusi saanud kogeda ja saanud olla ilma pingeteta, lasknud vabaks looduse keskel ja samas ka miks mitte igasugust adrenaliini veel looduses kogenud. Ja nad soovivad siis kogeda uusi sihtkohti ja seiklusi ja võib öelda, et neil ei ole aeg selles mõttes oluline, et nad soovivadki kogeda rahulikus tempos erinevaid elamusi. Et võib-olla neid asju jah, peaks mõtlema või meeles pidama, kui te räägite Eestist, kui te mõtlete oma teenuste peale, kui te arendate neid. Lühidalt ka siis meie 2 teist sihtrühma, kultuurigurmaanid ja toidunautlejad. Et loomulikult on tegelikult kõik need 3 päris tihedalt omavahel seotud. Toidunautlejad võib-olla veel kõige rohkem loodusturismiga. Et ei saa olla ilma looduseta, ilma toiduta kindlasti ühel reisil Eestisse. Ja lühidalt siis tänu oma kompaktsele suurusele, lihtsale ligipääsetavusele võimaldame neil meie maad avastades oma aega parimal viisil kasutada, soovime pakkuda kogemusi, mis loovad külastajale sügava sideme meie inimeste ja paikadega. Et Eesti oleks loomulik valik looduslembestele on meile oluline ja võib-olla siin ongi väike soovitus, et mõelge, kui te lähete oma teenust või Eestit turundama, müüma väljapoole, siis mõelge välja nii-öelda see liftikõne või need kas või 3 sellist eristuvat
lauset või teemat, mida te tahate öelda, miks just Eesti on eriline, et on see siis meie pikad päikeseloojangud või see, et meil on 5 aastaaega või see, et sa võid vabalt ärgata hommikul linnulauluga, ei pea kasutama telefoni või muud äratuskella. Et see on oluline saada kellegi vestlusele, et sa teed nii-öelda et sul see lifti kõne on nii-öelda välja mõeldud ja, ja läbi mõeldud. Et mõelge nendele plussidele, mis Eesti tegelikult pakub oma külalistele. Ja lõpuks siis kokkuvõtvalt, et oleme väga väike oma suuruselt, oma pindalalt, aga meil on väga palju elamusi, mida siia tulla kogema. Aitäh kuulamast ja loodetavasti kohtume pea juba nii-öelda silmast silma. Ilusat päeva!